Heiki, kuidas sa üldse ise erinevate hingamispraktikateni jõudsid? Millal sellest sinu elu sai? Mhm. Noh, 9 aastat tagasi ma olin ausalt öelda selline läbipõlenud keskastme juht, kes siis oli väsinud, keha oli pinges, töölt koju jõudsin, siis noh, paljud asjad ärritasid mind ja oli niisugust emotsionaalset ülekuumenemist, et mõnikord sai seal alluvate peale sõna tõstetud, vahepeal tekkisid perekeskes tülid, ja siis ma hakkasin otsima lahendust, et kuidas sellest siis välja tulla ja esialgu hakkasin joogaga tegelema. Ja aga joogaga oli niimoodi, et esimesed tund aega on painutamine ja pingutamine esialgu, eks ole, ja see viimane 15 minutit on selline mõnus olemine. Savasana lebamise asend, aga siis tuli Sami Mälk ja pranajama hingamisõpetaja Soomest tegema teadliku hingamise siis workshopi, pranajama workshopi. Ja siis ma vaatasin, et vau, et kuidas lihtsalt niisama hingates, istudes ja lõdvestades on võimalik sihuke seisund saavutada. Et ma olen täiesti lõdvestunud, mu pea on mõtetest tühi, ma olen emotsionaalne, õnnelik, et selles on midagi. Ja kui Sami veel juurde rääkis seal, et sul on võimalik kehakaalu vähendada, unehäiretest vabaneda, intuitsiooni parandada, vererõhk saada kontrolli all, ühesõnaga noh, seda kõik. Kas stress on kuki-muki? Jah. Et siis tundus alguses seda nagu liiga palju, et kas tõesti kõik on võimalik, et tänapäeva telereklaamid lubavad meile palju kauneid asju kokku, kui sa midagi ostad, aga lihtsalt, et hingamisega on võimalik sellised sügavad muutused luua. Oli vaja järgi proovida ja siis ma armusin hingamisesse ja see armastus kestab siiamaani. No, täna tegelikult oled sa Eesti üks hingamispraktikate eestvedaja ja korraldamas ühte väga suurt asja, hingamislaulupidu. Mis siis sinu jaoks tähendab? Hingamislaulupidu, noh, kui võtta, et kust see niimoodi tuli, siis kui ausalt öelda, siis see tuli nagu taevast. Et ma võtsin aega, et mediteerida ja küsisin endale, et kuidas ma saaksin oma annetega teisi inimesi 5000 korda rohkem teenida. Ja siis ma hingasin ja lõdvestusin. Ühel hetkel lõi mulle ette selline laulupeo kaare selline pilt, kus olid inimesed muru peal pikali maas ja hingasid siis Eesti muusikasaatel. Ja igas sektoris oli oma ruumi hoida seal ja Siiri Sisask laulis ja ühesõnaga, et see oli selline märk, mis niimoodi pani mind niimoodi võpatama, ikkagi visioon tegelikult. Et vot sihuke pilt tuli ja siis sellest nägemusest siis 3 aastat hiljem julgesin seda siis avaldada ka teistele, et aeg oli siis muutunud ja siis Tiia Lõokese ja Katrin Suie ja Leelo Lehtlaga saime kokku ja siis mõtlesin, vot sihuke idee on, et mis te arvate ja nad ütlesid, et davai, teeme ära. Mis külalisi hingamislaulupeol ees ootab? Ja hingamislaulupidu seob endast teadliku hingamise praktikat, pärimuskultuuri, muusika ja looduslähedase eluviisi ka siis seonduvat ja see on selline kogupere sündmus, kus ongi siis võimalik 2 teematelgis ja pealaval tutvuda erinevate teadliku hingamise siis koolkondade tehnikatega ja inimestel on siis võimalik õppida Eesti parimate hingamisekspertide juhendamisel. Pluss siis meil on seal lasteprogramm, seiklus metsas 5–15-aastastele lastele, muusikaline programm, armastatud Eesti muusikud Triinu Taul, Karolin Kõrre, Silver Sepp, peaesineja Edvig Hanson, nii et selline mitmekesine programm, mis siis kulmineerub meil ühishingamise laulmisega, mis toob kokku kõik need osalejad, et üheskoos tähistada eestimaalaseks olemist siis sellele ajale sobival moel. Ja, lisaks siis laulmisele ka hingamispraktikatega tugevatega, et kui me varasemalt oleme ennast laulurahvaks pidanud, siis nüüd siis ka laulu- ja hingamisrahvaks. Jah, et
miks sa näed, et see on oluline, et need hingamispraktikad leviksid laiematesse massidesse, olgu ma saan aru sinu isiklikust kogemusest siin taga, aga sa tegelikult ju toimetad hingamisterapeudina, et sa näed eestlasi väga erinevatest oludest. Jah, siin ongi, ütleme, see viimaste aastate selline ühiskonnas toimunud, ühiskond on justkui minu arvates sammunud niimoodi ühest kriisist teise ja eestlaste vaimne tervis teeb tõsist muret. Kuidas sa seda oma igapäevatöös näed? Selles mõttes, et inimesed tegelevad väga palju nende asjadega, mis võib-olla ei olegi nende asi üleüldse, et keskenduda oma elule ja tegemistele, tegeletakse kõikvõimaliku muude tegevustega ja selline vastandumine, et idee on luua uus selline rahvuslik traditsioon, mis aitab ühenduda juurtega, tugevdab ühtekuuluvustunnet ja turgutab tervist. Ja hingamislaulupidu saabki selleks sündmuseks, tuues kokku need 3 kaunist asja, teadliku hingamise, pärimuskultuuri, muusika ja looduslähedase eluviisi.